Naljakuu esimesel päeval on hea meel külla tulla Eesti tõenäoliselt vaata, et ühele ainulaadsemale muuseumile, Eesti huumorimuuseumile. Ja nagu teadlasedki paljud on avastanud, et üks hea nali päevas ei tee mitte ainult tuju paremaks, vaid mõjub ka hästi teie tervisele. Kuidas Eestis üleüldse huumoriga on? Kas ikka tehakse nalja korralikult? Jah, ei tehakse küll tegelikult, aga tänapäeval kipub olema see huumor miskipärast see ropendav stand-up, mis minule ja minu kolleegidele ei meeldi. Me oleme harjunud intellektuaalse huumoriga, aga eks selliseid, nagu ma ütlen, ka rumal inimene tahab naerda. 2 aastat tagasi, kui me viimati siin käisime, siis rääkides nii-öelda vanakooli humoristidega, siis nad ütlesid, et ei julget enam nalja teha, sest inimesed solvuvad. Tegelikuses ikka siiamaani solvutakse, et alles hiljuti kogesin ühte juhtumit, kus ühel üritusel õhtujuht, humoriüritus, ütles ühel neiule, et kõigi kutsus Instagramiga liituma, ütles ühel neiule, kes oli kuskil vanuses 30, et teie paistate nii vana, et teil vist Instagrami ei ole. Ja see inimene väga hirmsasti solvus selle asja peale. Nii et neid solvujaid on ja need on teatud ühiskonnagrupid, kes solvuvad, aga minu üleskutse on, et ärge solvuge, õppige iseenda üle naerma, see on väga hea tervislik moment, et siis olete enda psühhoosidest, igasugustest muudest asjadest üle ja kui te ei saa muidu hakkama, kutsuge mind rääkima, ma pean loengu huumori mõistmisest ja siis läheb asi tunduvalt paremaks, et näitena vaegkuulajad võtsid väga hästi vastu naljad, mis toimusid vaegkuulajate suhtes ja ütlesid, neil on veel oma idee, et nemad tahavad teha valikkuulajate liidu ja sinna tuleb võib-olla veel rohkem rahvast, eriti poliitikuid, sest nemad kuulevad väga valikuliselt. Kas meie ümber tänapäeval on piisavalt palju nalja? Absoluutselt mitte. Et praegult on aina vähemaks ja vähemaks, jääb just nimelt see solvumise teema on üks asi, et äkki lugejad või kliendid või kes iganes solvuvad ja tänu sellele ei panda pilte sisse või ei lasta raadioski, sest mine ei tea, et äkki keegi kuskil komissar kuskil midagi ütleb, et see on nüüd valesti tehtud ja igaks juhuks. Kuidas üldse omal ajal selline mõte teha? Huumorimuuseum. Väga lihtne. Mu tütar töötas siin kultuurialal ja siis oli selline talgu nagu mõttetalgud. Mina tulin jälle vaatama, et kus kohas see purku on ja et kuhu mu tütar on sattunud. Ja tütar siis ütleski, et neil on siin praegu mõttetalgud ja ma ütlesin, et aga teil on siin vabad ruumid, et enne koolimaja. Ja et teeme muuseumi, huumorimuuseumi, mida ei olnud. Minu karikaturistidest tuttavad need annetasid pilte, need raamatuid. Nii et meil on siin tohutu kollektsioon praegu. Siin meie kõrval seisab ka mees, kes oli nii-öelda üks esimesi, kes siin julges tulla ja esineda ka. Kui nüüd panna teid nii-öelda pauhti ühe ülesandega hakkama saama, et üks väga hea lühike nali? No ma ei tea, kas nüüd väga hea, aga huumori kohta võiks öelda, et elu ilma naljat oleks päris naljakas. Või kui läheb trumm, siis mingu ka trummar. Rääkides veel korraks huumorimuuseumist, et mida põnevat teil siin näha on hetkel? Kas nagu aru võib saada siis uus näitus? Jaa, uus näitus näitustest. Et me oleme siia nüüd kokku seadnud 10 aasta paremad tööd erinevatest näitustest, aga meil on veel laudade peal väljas need karikatuurid, mida on võimalik vaadata ja loomulikult me muutsime ka püsiekspositsiooni, et need, kes meil on juba käinud, et nemad saavad vaadata ka uuenenud püsiekspositsiooni. Läbi aegade on ju tegelikult populaarne ja klassika olnud see, et enda üle nalja tegemine, et kas mõni tuleb kiirelt meelde mõni enda üle nalvi ka? No eks peabki, nagu ma ütlesin, tuleb osata enda üle naerda ja küsitakse siis Andrus Tammelt, et kuule, sa oled 10 aastat seda muuseumit juhatanud, et kas süda pahaks ei lähe juba sellest nalja tegemisest, eks ole. Andrus Tamm vastab pahaselt, et mis pahaks, eks ole. Muuseum on tõsine koht, kus ta siis pahaks läheb.